Eesti Evangeelne Luterlik Kirik osaleb SEMPRE projektis, see on Interregi poolt rahastatud projekt maapiirkondade sotsiaalseks võimestamiseks. Ning Eesti jaoks me oleme valinud teema perekond. Perekond Eesti maapiirkonnas. Perekonda juurde kuuluvad ju vanemad, lapsed, vanavanemad ja ka see suurem perekonna formaat või suuremas tähenduses. Aga igal juhul me ju mõtleme perekonna komplekssuse peale. See tähendab, et kõikvõimalikud pereliikmed ja pereelus osalejad oleksid siis vaateväljal ja nad saaksid ka vajalikku abi, võimestamist ja nad saaksid ka võimalus ise kaasa rääkida. Konverents Tuhkatriinud ja Nukitsamehed juubeliaasta Eestis keskendub lapsele. Nüüd meie konverentsi raames oleme võtnud ühe töögrupi teha ja see keskendub veel ühele tahule, mis on ka seotud lapsega ja perekonnaga. Need on ristivanemad. Ristivanemad kuuluvad perekonna juurde. Nad on toodud perekonna juurde nendes peredes, mis elavad kiriklikku elu ja kus on lapsed ristitud. Siis lapse ristimise juurde tulevad ristivanemad. Nüüd me oleme mõelnud ja ka tänasel konverentsil seda üle küsinud ja veendunud, et ristivanemate roll pere jaoks, kristliku perekonna jaoks, aga laiemalt ka Eesti rahva jaoks on väga oluline. Ja see roll on palju suurem, kui seda on praeguses rahvalikus traditsioonis kasutatud ja sellest on põhjust rääkida. Ma toon ka ühe religiooni sotsioloogilise argumendi selle juurde. Uurimus elust, usust, usuelust, mida korraldatakse iga 5 aasta tagant Eesti Kirikute Nõukogu poolt, uurib eestlaste usklikkust ja seotust usuga ja seotust kirikuga. Seal on üks küsimus olnud, kus küsitakse kõigi käest, ka nende käest, kes on nimetanud ennast usklikuks, ka need, kes ei nimeta ennast usklikuks, et kui nad on mingilgi viisil saanud informatsiooni usu kohta ehk usulist teavet, et kus nad selle on saanud. Meil ju usuõpetust sellisel viisil koolides ei ole, et sealt võiks saada usulisi teadmisi, siis vastus on see kõige esmane ja kõige valdavamalt, on üle 60%, 63% vastajatest on saanud oma usulisi informatsiooni vanaemalt. Ja sellele järgneb 48%-ga ema. Ja siis on suur lünk, siis alles tulevad teised pereliikmed või ka väljast perekonda. Nüüd on ka sellesama uurimus on näidanud, et mida nooremaid inimesi küsitleda, seda vähem on neil endil usulisi teadmisi kogutud usuga. Mis tähendab seda, et järgmisel põlvkonnal ei ole enam vanaemasid. Ei ole ka võib-olla ka neid emasid, kellel oleksid usulised teadmised, et need edasi anda lastele. Ja siin tuleb nüüd ristivanem mängu, kelle ülesanne ei ole mitte ainult hõbelusika kinkimine ristimise päevaks, mitte ainult lapse sünnipäeval käimine, see on suurepärane, tema kooli alguses ja lõpus käimine, vaid usulise kasvatuse, kui ta ei korralda, selle toetamine oma isikliku eeskujuga osalemisega lapse elus või perekonnaelus või siis ka selles, et laps ühendada kogudusega, kirikuga, lastetööga, pühapäevakoolitööga. See on ristivanema väga suur võimalus, potentsiaal ja ka roll. Ja meie töögrupp on seda nüüd kinnitanud, ma võin seda siis välja öelda ja seda ka edasi öelda, et on aeg see potentsiaal tuua nähtavaks ka ristivanematele, keda on ju vähemalt 2 korda rohkem kui ristituid igal aastal.
see suur hulk inimesi meie kirikus, neid endid julgustada, seda rolli võtma täiega ja julgusega ja neid ka toetada, et neid ka toetada seal, kus neil on abi vaja.